tere ilusat teisipäeva, taas kord aeg õpijampsuks ja siin grupis me näitame igal teisipäeval kell 10 demo, kas ai demo või mingi automatsiooni demo. Ja täna me näitame natukene WordPressi, et kuidas lisada blogi sinna. minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest, kelle ülesandeks on siin grupis vedada laive ägedate inimestega veel ägedamate teemadele. Täna on mul külas Sirle Saare, kes on virtuaalne assistent ja tema pärusmaaks ongi kodulehed. Ja kusjuures, kui oled ka, oled tihe külaline erinevates Facebooki gruppides ja kui keegi otsib kodulehe tegijat, siis on tihti Sirle just seal ära täägitud. nii et muidugi on meil vaja Sirlet ka siia täna näitama, kuidas lisada blogi. Kuidas sa üldse, Sirle, leidsid kodulehe tegemise enda jaoks, kuidas sa avastasid selle? tere! Kõigepealt ma hakkasin pakkuma assistenditeenuseid ja siis ma avastasin, et mul oli kõige ennem tegelikult reisikohvrite pood, e-pood, aga mulle tundus, et see assistenditeenus mitte kuidagimoodi ei sobi sinna ja ma ei saa ka seda assistenditeenuse nii-öelda sisulehte teha nii, nagu ma sooviksin, sest see oli mul PrestaShopi peal. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma pean tegema uue kodulehe. Ja siis ma avastasin veebikooli õpinädala, tegin seal vist äkki kuskil 2 päevaga oma kodulehe valmis. natukene magamata öid. Praktiliselt, ma ei teagi, ilmselt peaaegu terve päev tegin siis seda kodulehte seal, aga ma sain ta tehtud päris ruttu. ja siis ma nägin järsku veebikooli õpiprogrammi reklaami ja mõtlesin kohe appi, ma pean selle võtma. ma käisin natuke kodus edasi-tagasi ringi ühest toast teise tuppa. siis ma mõtlesin, okei, mis ma mõtlen, ma teen ära selle. ja nii ta läks, siin ma olen. ma just tahtsingi lisada, et ühtlasi oled sa ka WordPressi õpiprogrammi läbija eelmisel aastal alustasid ja jah, just. nii vahva, me enne rääkisime natuke Sirlega, et tema käis eelmine aasta Türgis ja lihtsalt saigi Türgis olles samal ajal pakkuda teenust, teha siis kodulehti. kõlab küll väga mõnusalt. jah, istud rahulikult rõdu peal, arvuti on olemas, saad kõike teha. Ma küsisin siin ühe küsimuse ka, et mis sa arvad, mitu lehekülge on üldse ehitatud WordPressi peale? Uskumatu, aga see number oli 472 miljonit. nii et kui on juba nii palju lehti, siis on ka selle teenuse järgi kindlasti vaja nõudlust. aga miks on kodulehel üldse oluline, et oleks blogi? blogi aitab sul tuua liiklust, et sind paremini üles leitakse Google'ist. blogi kaudu saad sa anda erinevat infot oma külastajatele, suunata neid oma tooteid ostma näiteks või kasvõi iseendast natuke rohkem teada anda. jaa, minu kodulehel veel ei ole blogi, aga mine tea pärast seda õpiampsu. täitsa võimalik, et on. aga siis võime täitsa asuda asja kallale. Sirle näitab meile, kuidas lisada endale WordPressi blogi. Niikaua kui Sirle paneb, siis ma natuke veel mõni viktoriini küsimus siia vahele. et mis sa arvad, mis on 3 top riiki, kus kasutatakse WordPressi? siis ma hiljem ütlen vastused ka. nii, näitab ilusti, jah? on näha ilusasti. siis kõigepealt lähed lehed, lisaleht ja lisad omal blogilehe sinna ja vajutad avalda ja siis lähed tagasi adminialasse. siis sätetest lugemine, seadista postituste leheks endal blogi või mis sa sinna siis pealkirjaks panid omale. menüüsse saad sa lisada ta välimusmenüüd, siis siit vasakult valid omal blogilehe ja lisa menüüsse.
sätid omal sinna, kus sa soovid, et ta oleks ja salvesta menüü. nii, siis saad järgmiseks blogi seadistada. selleks mine esilehele näiteks ja vali kohanda ja vali vasakult blog, blog arhiiv, sealt saad siis seda blogi esilehte kujundada, et siin näiteks tiitel lisada, mis sa soovid, et su blogi pealkirjas oleks, siis blogi kirjeldus, siis enable on blog post, siis sa saad selle mm, blogi päise sinna avalikuks näidata. ja siit kõrvalt disaini alt saad lisada siis custom'i alt näiteks selle background'i värvi muuta, teksti värvusi muuta, lingi värvusi muuta, kui sa soovid kirja fonti muuta, suurust. seal on päris palju neid erinevaid fonte valikus õnneks, et saab valida. ja siis, kui sa tagasi General alla lähed, siis sa saad valida endale, kuidas sa soovid, et see blogileht sul välja näeks. et seal ta annab, kas sa soovid, et nad on kõrvuti sul üksteise all või siis ka näiteks ta näitab niimoodi pilti tagant ja teksti on siis pildi peal. ja siis siit saad peita näiteks selle metaandmed või kasvõi teksti, pealkirja, et mis sa soovid seal ära muuta või pildi suurust muuta veidi seal. ja siis sa saad single post'i alt üksingu postituse lehte muuta. et praegu ma seal siis sellega peitsin ära selle ülemise pildi ja info, et seda seal blogilehel otseselt postituse lehel ei oleks. siis sa saad kommentaarid välja lülitada omal, kui sa ei soovi, et keegi sinna kommentaare lisaks. ja vajutad avalda. ja nii lihtne ongi. ja kui pärast esile lähed tagasi blogi vaatamisse, saad kontrollida, et kas ta on nii, nagu sa soovisid, et oleks või siis soovid veel midagi muuta hoopiski, et. nii, aga mulle siis, alati, kuidas? mulle alati nii meeldib, et kui oma ala spetsialist tuleb rääkima, näitama siit, siit, siit ja siis on nii lihtne tegelikult, et eriti nüüd saab jälgida seda videot, kuidas see samm-sammuliselt minna ja kuidas saada see blogi endale sinna kodulehele. ja nüüd sa, Sirle, näitad meile veel midagi. jah, see on nagu tihtipeale, et praegugi, kuidas blogi lisada? okei okay., tegin salvestuse ära, onju. ja siis hakkasin mingi hetk mõtlema, et aga kui paljud tegelikult teavad, kuidas postitust lisada? et noh, tihtipeale sa võtad nii automaatselt neid asju, et noh, et kuidas blogi lisada, okei okay,, ma näitan ära, et noh, et postitust, kuidas lisada, igaüks teab, onju, aga tegelikult noh, igaüks ei pruugi teada.
ma vahepeal vastan sellele viktoriini küsimusele ka, et mis need kolm top riiki on, mis kasutavad WordPressi. esimesel kohal USA, teisel kohal Saksamaa ja kolmandal kohal Ühendkuningriigid. nii, aga postitust saad sa siis lisada, kui sa admini alas oled. postitused, lisapostitus, siis paned postituse pealkirja ja siis näiteks, noh, sa saad kohe ka paluda avalda, aga mina olen võtnud Edit Elementor ja seal kõigepealt teinud siis postituse valmis. Mhm. Ja mulle meeldib pealkiri ära peita. nii, siis siit alt sa saad lisada omal konteineri, kas sa tahad, et see on siin ühes kastis või näiteks kahes erinevas kastis. nii, natuke. nii. ja neid sa saad siin ka lihtsalt omal konteineri asukohti muuta. ja kui sa siin plussi peale vajutad, siis sa saad näiteks võtta siit pildi, siia panna pildi. valime siit ükskõik mille. nii. ja siis kõrvale saame panna siit näiteks heading pealkiri. postitusel siin sa saad muuta ka pealkirja suurust. ütleme siis, panen praegu A2. siit style'i alt saad valida, et kas ta on keskel, ütleme äärest ääreni, paremal ääres, vasakus ääres. Typography alt sa saad nii muuta suurust. nii. siin on samamoodi, sa saad muuta fonti. ja siis lisame teksti ka. siin on samamoodi, sa saad tegelikkuses muuta kirjavärvust, kui sa tahad, või suuruseid. ja kui sul ütleme niimoodi on, et on kahes kastis, paremal on näiteks pilt ja siin kõrval on pealkiri ja pisikene kirjeldus, siis parem oleks, kui võtaks uue konteineri, sest muidu ta läheb, jookseb siia alla pikalt tekst ja siis siin kõrval on tühi. ja siis võtad jälle plussist ja võtad tekst editor ja saad sinna ülejäänud teksti panna. põhimõtteliselt on see nagu kodulehe sisulehe ehitamine. ja siis muidugi publish panna. praegu oleks ära unustanud. ja siis ta peaks meil tulema automaatselt siia blogilehele. olemas. nii. ühte asja näitan veel. kui sa siit võtad selle seadet ja siin future image, siis siia sa saad panna selle pildi, mida ta näitab, kui sa jagad näiteks kuskil Facebookis või kuskil oma postitust. et siis ta on sul samuti ilus. nii. ja nüüd ta on siis blogilehel on ka pilt ilusti esilehel olemas. jah, nii ta on, päris lihtne tegelikult. no natukene tuleb otsida ja vaadata ja et kuidas sa ise soovid seda teha seal.
ja kui on nüüd niimoodi, et keegi mõtleb, et ma ise ei tahaks sellega tegeleda, keegi võiks selle minu eest ära teha, siis Sirle, kas sul on ruumi klientide jaoks, uute klientide jaoks? jah, mul on ruumi, varsti ilmselt võib-olla natukene isegi rohkem. Ma jagasin siin kommentaarides ka Sirle enda kodulehte, kus saab siis tema tegemistega rohkem kursis olla. Ja mulle nii meeldis, et Sirlel oli tehtud selline kasulik nagu blogiala, kus ta kirjutab ja ta oligi teinud sinna postituse, kuidas anda kodulehe tegijale ligipääsu. nüüd alati nende ligipääsude andmine, tegemine, eriti kui ostad kellelgi teenust sisse, see on nii hea, kui need on lihtsalt olemas ja saad saata inimesele, kuidas see käib. just, seda on alati hea lihtne äh, kõigepealt mul ei olnud seda, aga siis kirjutad, seletad, onju, aga see on sihuke pikk, onju, ja siis Facebooki Messengerist ka, noh, aken on ju pisike kitsas, onju, siis kerid vaatad, onju, siis ma mõtlesin, okei, ma teen selle postituse sinna ja siis iga kord ongi nüüd niimoodi, et ma kohe saadan automaatselt selle lingi ka kliendile, et kui sul on vaja, et siis saad siit hõlpsasti, et on kõik asjad ilusti näha ja samm-sammuliselt. Ja see hoiabki aega kokku ka nii sinu kui ka tegelikult inimese enda oma, et ta saab sealt kohe selle kätte, saab endale sobival ajal selle ära teha ja asi ongi korras. just, ja tal on kõik suured-suured info olemas. suured-suured tänud, Sirle, et sa tulid ja näitasid meile. Ma panin siia kommentaaridesse ka, kuidas sa eelmine kord näitasid meile, kuidas veebilehte tõlkida. Ja me kohtume järgmisel nädalal siin grupis teisipäeviti kell 10. aga enne veel kohtume veel sel nädalal ka reedel veebikooli Facebooki lehel seekord ja meil on külas Helena Koit, kes on siis human design'i ekspert ja tuleb juttu teemal, et milline ettevõtja tüüp sina oled. mina ei tea human design'ist midagi, nii et see saab väga avastamine sel reedel olema aitäh, et tulid kuulama ja kui sa kuulad järgi, siis kindlasti anna teada, kas oli kasulik õpiamps. oli küll ja peatse kohtumiseni, aitäh. aitäh.